lõigna 64. Salmid 1-2, -3, -4. See, mis on universumis ja maal, puhastab Jumala kõigist puudustest. Ainult temale kuulub võim ja kogu kiitus on ainult temale, kedagi teist ei tohi kiita. Ja tema on see, kes on kõige pädevam, tema on see, kes teid moodustas. Mõned teie seast on uskmatud, need, kes teadlikult eitavad Jumala jumalikkust ja tõsiasja, et ta on issand, ja mõned teie seast on usklikud. Ja Jumal on see, kes näeb teie tegevust kõige paremini. Jumal moodustas universumi ja maa täiega ning proportsioonis teid. Ja kui suurepärased ta tegi teie vormid. Ja ainult temale on tagasitulek. Ta teab seda, mis on universumis ja maal, seda, mida te varjate ja mida samuti avaldate. Jumal on see, kes tunneb kõige paremini südame olemust. Lõigna 13. Salmi 2-3, -4. Jumal on see, kes tõstis sammasteda universumi, nagu näete, seejärel kehtestas oma võimu suurima trooni üle, lõi päikese ja kuu selliste omatustega, et olendid võiksid sellest kasu saada. Kõik need jooksevad etteantud tähtaja lõpuni. Ta korraldab asja, selgitab ajatid üksikasjalikult, et saaksite olla kindel päeval, mil kohtate oma issanda. Ja tema on see, kes laotas maa laiali ja asetas sinna kindlalt mäed ja jõid. Ja ta tegi seal kõigist viljadest 2 kaaslast. Ta paneb öö katma päeva. Tõepoolest, selles on tõendeid, märke inimeste jaoks, kes mõtlevad, ja tema on see, kes moodustas naabermandrid, viinamarjaaiad, viljaaiad, lõhestatud ja lõhestamata taadlipalmid, mida kastetakse ühe veega. Ja me eelistame mõnda neist mõnele teisele nende viljade, lõhna ja maitse poolest. Tõepoolest, selles on tõendeid, märke inimestele, kes kasutavad oma mõistust. Lõigna 50. Salmid 5-11. Vahemikus, pigem eitasid nad tõde, kui asi nendeni jõudis, seetõttu on nad segaduses. Niisiis, kas nad pole vaadanud enda kohal olevat taevast, universumit? Kuidas me selle üles ehitasime ja kaunistasime ilma igasuguste lõheteta? Ja me laotame maa laiali ja heitame sellele kindlalt püstitatud mägesid, et avata kõigi nende südamesilmad, kes pöörduvad Jumala poole ja meeldetuletuseks. Panime seal kasvama iga paari taimed, mida on meeldiv vaatata ja mis paeluvad, saatsime taevast alla õnnistatud vee. Me panime sellega kasvama aedu ja teravilju, et koristada suuri ja kõrgeid tatlipuid, mille võrsed on üksteise peal, et teenijaid varustada. Ja me andsime sellega elu surnud maale. Nii on ülestõusmine,